On jälle jõudnud kätte aeg pakkida kott ja asuda teele, aga sel korral hoopis teistmoodi. Ma nimelt lähen purjetama, aga enne tuleb mul õigesse sadamasse jõuda. Ja selleks pean ma sõitma Tartusse, Tartust Tallinnasse, Tallinna lennujaamast saama Helsingi lennujaama, Helsingi lennujaamast saama Hamburgi ja Hamburgist Kiili. Ja siin ma siis olengi jõudnud nüüd Tallinna lennujaama. Seal ma veetsin öö ja siis hommikul läks lend Helsingisse. Tallinna lennujaam oli väga rahvarohke sel öösel, 3 ajal läksid lennud soojadesse maadesse, nii et kohal olid terved perekonnad. Magamisest ei tulnud suurt midagi välja, aga ma leidsin paar diivanit ja mul oli kaasas magamiskott. Nii et mingisuguse tukkumise ma ikkagi tehtud sain. Et parem kui üldse mitte midagi. Mitte keegi nüüd segama ei tulnud ega ei öelnud, et oi, siin ei tohi magada või midagi muud sellist. Et ma tegelikult sain selles mõttes olla täiesti omaette ja rahulikult. Et oli täiesti okei olemine. Väga mõnus oleks, kui tegelikult igas lennujaamas oleksid mingisugused magamiskapslid või nurgakesed mõistliku hinnaga. Sest alati ei ole võimalik võtta endale hotelli või hostlit või midagi. Kas on siis ajad ei klapi või koht on liiga kaugel või see transport punktist A punkti B on peavalu või on asi lihtsalt rahas. Et reisides on nii, et ikka üritad kusagilt koha pealt hoida kokku ja eks igal ühel olla need kohad erinevad, kus nad on nõus mingisuguseid nii-öelda järgiandmisi oma mugavuse arvelt tegema. Et mina mõned korrad aastas ikkagi juhtun magama lennujaamas. Nii lihtsalt on. Ma pidin lendama Kiili, aga Kiili mitte midagi Eestist ei lenda ja meie naabrite juurest ka ei lenda. Ja siis oligi üks võimalus sinna saada, lennata Eestist Helsingisse, siis oodata ligemale 2 tundi ja lennata sealt edasi Hamburgi ja siis võtta Hamburgi lennujaamast fiksbuss ja sõita sellega Kiili. Ja nii ma siis ka tegin. Kõik lennud sujusid suurepäraselt, et ei olnud mingisuguseid hilinemisi, ei olnud ka nende õigete väravate muutmist viimasel hetkel, mida muidu aeg-ajalt tuleb ette. Ja Helsingis ümberistumine sujus ka suurepäraselt, et mul oli aega üle tunni ja sellest täiesti nagu jagus. Helsingi Hamburgi lennul istus minu kõrval üks väike laps. Ma arvan, et ta võis olla äkki mingi 6-aastane, 7-aastane ja oligi täitsa üksi reisis. Et need lennuki teenindajad siis abistasid teda, kus vaja oli. Et terve lennu ta sõi šokolaadi ja istus telefonis, oli väga rõõmus ja rahul. Ja siis pärast, kui lend läbi sai, siis me läksime välja kõige viimastena, sest teda eskorditi välja. Et ta seal kuskil nagu ilus ära ei eksiks. Ja siis et sihukest asja polnudki näinud, et ma mõtlesin, et aeg-ajalt bussidega saadetakse lapsi kuskil maa sees, aga niiviisi, et kahe riigi vahepeal saadetakse. Et see oli natuke üllatav, aga kõik sujus, kõik toimis. Tal oli kaelas ka kaarditasku läbipaistev, kus siis olid kõik tema vajalikud dokumendid, et pass ja lennukipilet ja arvatavasti ka mingi täpsustav info. Aga poiss sai jumalast ilusasti hakkama ja tundus, et ta ei tee seda mitte esimest korda. Olles jõudnud Hamburgi, läks jällegi lõbusaks. Mul oli mitu tundi aega, istusin, lugesin raamatut, vaatasin seda rahvaste paablit, kes minust seal mööda vuhises.
ja siis oli aeg minna fiksbussile. Need bussid on tuntud selle poolest, et nad alati hilinevad ja hilines ka see buss ja hilines tervelt tund aega, mis oli nagu täielik üllatus. Ja kuidagimoodi õnnestus minul tagatipuks ka Kiilist mööda sõita välja kuni Flensburgini ja siis seal avastada, et ma olen mingi 80-90 kilomeetrit mööda pannud. Ostsin siis uue pileti ja ootasin veel mingi pool tunnikest ja siis sõitsin Flensburgist Kiili et ja siuke tore seiklus oli. Ja seal Hamburgis seda bussi oodates oli erinevat rahvast ootas ja siis mu kõrval oli üks taanlane, kellega sattusime rääkima ja selgus, et tema tütar õpib Eestis muusikat ja klassikalist muusikat ja tunneb huvi ka rahvamuusika vastu ja et ta on ka teinud midagi koostöös Arvo Pärdiga, kus lops on ju igatahes väga vahva oli jutustada, et reisides ikka kohtab igasugu põnevaid inimesi. Ja siin siis nüüd on Kiili bussijaam, et siuke üks osa sellest siis. Sõit Kiili sujus igati ja kohale jõudes selgus, et seal keset linna oli pidu püsti pandud, mingisugune pidu teemal õlu oli käinud sel nädalavahetusel ja siis kui mina sinna jõudsin, siis seal DJ-d mängisid, läksin oma hotelli. Hotell oli kohe kesklinnas, siuke loomasõbralik hotell, et tänu sellele on ka tuba siuke hästi askeetlik, et maas ei ole vaipasid ega muud siukest tilulilu. Aga hotell oli väga kallis, et tuba oli 75 €, et see on vist kõige kõrgem hind, mida ma olen toa eest maksnud. Hommikusöök ei olnud sisse arvatud, aga hommiku sai receptionist sai tasuta kohvi, hea seegi, see ongi see hotell siis. Ja oli siis kohe kiriku kõrval. Edasi ma otsustasin jalutada sadamasse, sinna oli ligemale 5 kilomeetrit ja sinna pidi tulema siis minu jaht, mis pidi mu peale võtma, et sõita tagasi Eestisse Hiiumaale. Et oligi plaanis siis purjetada Kiilist Hiiumaale. Ja natuke vaatasin siis ka ringi linnas ja siis läksingi sadamasse ära. Aga siis sadamas selgus, et minu jaht tuleb alles homme. Nii et ma pidin välja mõtlema, kus ma veel ühe öö olen. See oli paras peavalu. Kiil on kindlasti linn, kus on väga kallis öömaja, et ma ei tea, seal nagu alla 50 € naljalt ei leia mitte midagi ja eriti ei ole ka hosteleid ega midagi, mis oleks mõeldud nagu backpackeritele või seljakotiga reisijatele. Et jah, ööbimine on siuke paras peavalu. Sadamasse jõudes otsisime üles sadamakapteni. Ta ei rääkinud inglise keelt, nii et me suhtlesime Google Translate'i abil. Huvitaval kombel ta ei teadnud mitte midagi sellest jahist, millega mina pidin purjetama minema. Kuigi jaht oli justkui endale koha kinni pannud seal sadamas. Aga ma ei pööranud sellele mingit tähelepanu, kuna ma arvasin, et jutus on midagi lihtsalt tõlkes nii-öelda kaduma läinud. Sellele vaatamata ta lubas mul jätta sadamasse office'isse oma suure seljakoti ja andis mulle kaardi, millega ma saan siis pesuruumidesse ja vetsu. Et üldiselt need sadama pesuruumid ja vets on jahiomanikele või jahiga sadamat külastavatele inimestele ja teistel on need suletud reeglina. Et siis ongi mingisugune kas kaardi või koodisüsteem, et see on hästi tavaline. Siis kui sadamakapteniga asjad aetud, läksin ma ja istusin kai peal ühele pingile ja minu kõrval pingile istus veel üks naine. Ja siis me kuidagi jäime rääkima, tema kõneles ka ainult saksa keelt ja inglise keelt natukene ja vene keelt ka natukene. Nii et kuidagi 3 keele baasil me siis rääkisime asjad ära, et mina rääkisin, mis mu lugu on
ja noh, et mul on plaan nagu linna tagasi sõita või noh, mitte sõita, vaid kõndida siis. Ja tema siis ütles, oh kuule, ma olen just linnateel, nii et ma seda 5 kilomeetrit tagasi ei pidanud kõndima, et ma sain autoga küüti. Et väga tore ja abivalmis inimene oli. Aga sellega seiklused üldse mitte ei lõppenud veel. Linnas jalutasin ringi, käisin söömas ja siis kõndisin sadamasse tagasi, see oli sihuke 5 kilomeetrit veel uuesti siis. Ja siis ma jalutasin sadamas natukene ringi, et mõtlesin, et vaatan, kus ma magama lähen. Et äkki on mõnes jahis mingid inimesed ja küsin, et äkki saaks sööma ja. Aga sadamas pidas oma lahkumispidu sadama kapten. Tema naine oli kohal ja siis oli veel keegi. Kutsusid mind ka seltskonda ja võt siis rääkiski, et tal oli täna viimane tööpäev, aga ta tuleb homme ka veel. Ja siis sai vesteldud, et mis toimub. Noh, ja siis tuligi välja ka see, et ma olin üldse rääkinud täiesti vale sadamakapteniga ja õige sadamakapten on nii-öelda kõrvalhoones. Ehk siis tegu oli teise sadamaga. Seiklus jätkub, homme peaks tulema jaht. Ma siin vaatan, kus ma ennast magama keeran ja mis edasi saab, sellest näeb juba ja kuuleb järgmises vlogis. Plaan on siis purjetada Kiilist Hiiumaale, see peaks võtma aega nädal ja natuke peale, et näeme, kuidas siis läheb. Et kas siis mingi mai lõpp, juuni algus peaks olema kodumaal tagasi. Aitüma, et tulid seda vlogi vaatama. Seiklus jätkub. Kui sa veel seda kanalit ei jälgi, siis palun jälgi, vajuta sinna kuskil ekraanil on see jälgi nupp. See ei maksa sulle mitte midagi. Et võib-olla igast seiklusest igaüks õpib midagi või saab mingeid ideesid, kuidas midagi teha. Või on lihtsalt tore jälgida, kuidas keegi teine kas põrub või koperdab või teeb mida iganes. Aitüma sulle, et tulid siia ja olgu su päev sama mõnus edasi.